tere õhumärgid! Asume teie detsembrikuu lugemise juurde. Vaatame, mida see aasta viimane kuu on siis teile toomas. Ja tuletan ikka meelde, et tegu on üldise lugemisega, ehk siis võta endaga siit alati see, mis sind päriselt kõnetab. Iga detail ei sobitu sinu individuaalse olukorraga. Ja kui sa tunned, et mingi asi sinuga ei resoneeru, siis jäta see sõnum lihtsalt kellelegi teisele. Vaatame, mis on siis teie üldenergia. Detsembrikuuks tuleb välja hamburikaart ja me detsembrit ju alustame hamburihooajas. Teie olete õhumärgid, hambur on tulemärkide esindaja. Ma tunnengi, et see novembri lõpp ja detsembri algus, ütleme kuni siis sinna Kaljukitse hooajani, kuskil sinna talvise pööripäevani, on teie jaoks veel hästi selline energiat täis aeg. Ma tunnen, et pärast seda detsembri teine pool jõuluaeg võib see energiatasand natukene nagu allapoole minna, aga see ei ole midagi halba, vaid see ongi teile lihtsalt selline puhkuseaeg. Ja ma tunnen, et selle detsembri sellise esimese 3 nädalaga te teete ära palju rohkem, kui te mõnikord teete 3 kuuga. Et selline energialaeng, hamburi energia on ka väga selline loov, väga selline, et ma tunnen, et erinevad ideed jooksevad nagu detsembri alguses teile hästi kiirelt sisse. Tuleb ka läbi see soovitus, et kirjuta oma mõtted üles, mis iganes see on, millega iganes see on seotud. Kirjuta need endale kuskile üles, sest ma tunnen, et see ideede vool võib olla kohati nii suur, et sa lihtsalt mingid asjad võid ära unustada, aga nende paljude ideede seas on nagu kuidas ma ütlen, et need on nagu väiksemad ja suuremad asjad ja nende seas on ka tohutult selliseid pärleid. Ja see ei tähenda seda, et sa pead detsembrikuus kõik need ideed teostama. Aga et mõnikord on oluline, et see idee oleks olemas, et ta nagu setiks natukene ja siis võib-olla mõni aeg hiljem oled sa valmis seda ellu viima. Ma tunnen, et õhumärgid on detsembris ka ääretult täpsed, et kui me mõtleme, et hambur on ju tegelikult ammulaskja, siis ma tunnen, et õhumärgid, et kõik, mida te ütlete, kõik, mis on seotud sellise suhtlusega, tabab kuidagi nagu naelapea pihta. Et on inimesi teie ümber, kes seda väga hindavad, kes võib-olla tulevad detsembris varasemast rohkem teie käest nõu küsima. On inimesi, kellele see ei pruugi väga meeldida, sest kõik inimesed ei kannata seda, kui neile sellist lihtsat tõde väga otse välja öeldakse, aga see ei ole ka nagu otseselt teie mure. Et loomulikult tuleb nagu vaadata ka seda, et kas kõike tasub välja öelda, kas inimene on valmis, see teine inimene on valmis seda vastu võtma, aga kuidagi te olete nagu, kuidas ma ütlen, et nagu vähese jutuga, aga kõik, mis teie suust detsembris välja tuleb, tabab naelapea pihta. Kõik on nagu hästi läbi mõeldud. Te ei aja nagu detsembris sellist tühja juttu. Kõik tabab märki. Nii, tuleb meil veel välja kaart number 15 ja jumalik vahele segamine. Ma tunnen, et see on võib-olla miski, mida nii mõnigi teist on oodanud mingisuguses situatsioonis. Aga ma tunnen ka seda, et see jumalik vahele segamine tuleb nagu sellel momendil, kui sa seda kõige vähem oodata oskad. Ja see on tavaliselt see, kuidas nagu universum töötabki. Et sina tegeled oma asjadega, tegeled oma eluga ja järsku tuuakse see lahendus sulle nagu kuldkandikul. Et sa ei pea tegelikult ise midagi isegi tõmblema, vaid universum ütleb, et näed, et kohe, kui sina lased asjadest lahti ja lased minul üle võtta, siis saavad asjad kiire ja ootamatu lahenduse. Ma tunnen, et mõne jaoks see jumalik vahele segamine võib tähendada ka seda, et sul pannakse justkui mingisugune uks kinni. Aga oluline on alati mäletada seda, et ust ei panda kunagi kinni sellel teel, mis on meie jaoks õige, vaid see ukse kinnipanek on on see, et või kui mingisugune takistus nagu ilmub meie teele, et see võib olla märk sellest, et me
üritame nagu jõuga hakata käima mingisugust teed, mis tegelikult meile ei too kasu. Läheme nagu sinna suunas, mis meid lõpuks viiks nagu sohu välja. Nagu universum hoiab meid sellega, et ta paneb nagu justkui mingi takistuse ette. Ja et see ongi nagu see, et see takistus ei ole see, et nüüd, et sa oled nagu oma elus justkui kõik valesti teinud, vaid see takistus on alati mingisugune ümbersuunamine. Nii et ära võitle selle eest, et nagu jõuga mingist seinast detsembris läbi minna või jõuga mingist uksest nagu läbi murda. Kui tundub, et mingi asi tuleb sulle liiga raskelt kätte, et siis võta nagu korra see hetk ja mõtle, et mis selle asja see kasutegur tegelikult sinu jaoks on. Ja vaatame veel, mida siis Taro siia lisab. Tuleb välja sauade 5, karikate äss ja karikate paas. Sellist tule ja vee energiat antakse õhumärkidele. Ehk siis, et ühest küljest sellist tohutut tegutsemistahet, energiat, ka sellist elamise julgust hästi palju, võib-olla ka julgust nagu välja öelda asju, mida sa siiamaale pole tahtnud välja öelda või julgenud välja öelda. Ja samas on siin ka sellist emotsioonide teemat, inimsuhete teemad, romantilised teemad võivad olla kuidagi nagu pildil. Et ma tunnen, et need romantilised teemad õhumärkidel, et nad ei ole nagu detsembris sinu jaoks esikohal, aga nad on kahtlemata olemas, et on aeg-ajalt nagu vaja, et sa mingite asjade peale mõtleksid, mingisuguste teemadega nagu töötaksid. Sauade 5 esindab sellist nägelust, mingisugust vastasseisu. Ja ma tunnen, et see võib nagu viidata sellele, mis ma eelnevalt ütlesin, et kui sa detsembris nagu oled vähese jutuga, aga et kõik see, mida sa ütled, on nagu hästi tõsi või nagu siis see ongi see, et kellegi jaoks võib see tabada mingisugust väga valusat kohta, mingisugust kohta, kus nagu peitub selle inimese enda mingi ebakindlus ja et see võib nagu tekitada sellist teatud vastasseisu. Mõnikord võib see kaart olla ka selline sisemine vastasseis. Ma tegelikult õhumärkide puhul praegu detsembriks seda väga palju ei tunneta, et pigem see on nagu selline väline energia, aga kuna tegu on üldise lugemisega, et siis ma ikkagi viskan nagu selle variandi ka välja. Et see sisemine vastasseis võib tugineda nagu sellest, et kui sul on tekkinud mingi väline konflikt kellegagi või keegi on nagu silmanähtavalt sinu peale solvunud, aga et kui sa tegelikult oma sisimas tead, et sa oled öelnud õiget asja, et sa ei ole läinud kellelegi nagu meelega haiget tegema, siis ära võta nagu seda süükoormat enda kanda. Et see on sinu selline omamoodi nagu test ka. Ja selle kaardi järele tuleb meil karikate äss. Karikate äss, kõik ässad on igasugune uus algus. Ma tunnen, et see emotsionaalses plaanis, et õhumärgid loovad endale mingisugust uut algust, aga minu jaoks see karikate äss on seotud ka just selle enesearmastuse teemaga. Ma tunnen, et see on võib-olla miski, millega õhumärgid on pidanud selle aasta jooksul üsna palju tegelema ja et sulle detsembris võidakse nagu visata selliseid erinevaid teste. Et kas sa päriselt siis ikkagi lõpuni armastad ennast või ongi see, et hakkad sa ennast süüdistama mingites asjades ja nii edasi. Et loomulikult jällegi, et see enesearmastuse kaart ei õigusta seda, kui me läheme kellelegi meelega haiget tegema, et me teame, mis on kellegi see Achilleuse kand ja siis me läheme nagu meelega surume sinna. Vaid see just puudutab neid olukordi, kus sina ütled nagu rahulikult välja oma tõe. Aga see ongi see, et sa ei saa kunagi kontrollida, kuidas see teine inimene seda vastu võtab, sest tema teeb seda vastavalt oma kogemustele. Ja see on see koht, kus sina ei pea tundma ennast süüdi või halvasti kuidagi. Karikate paas toob siia sellist leevendavat energiat. Paasid on nõukonna kaartidest kõige madalamal tasemel, kõige nagu väiksemad tegelased, aga see ei tähenda seda, et nad oleksid kuidagi halvad. Pigem ma tunnen, et see karikate paas esindab nagu mõnda väga head sõpra su elus.
et just selline sõpruse energia tuleb nagu läbi, et keegi, kes sind nagu tagaplaanil nagu toetab. Ja ma tunnen, et see on keegi, kes on sulle oluline inimene, aga ta ei pruugi nagu väga aktiivselt kogu aeg su elus figureerida, või ta on ka nagu see inimene, kes laseb sul elada oma elu, kes laseb sul teha oma otsuseid ja ta ei sekku sellesse. Ta ei tule sind õpetama, ta ei tule sulle ütlema, et näed, aga vaata, seal sa tegid ikkagi valesti. Et ei, see on nagu väga selline toetav energia, väga armastav energia. See inimene võib olla aeg-ajalt see, kes nagu teeb sulle korra stopp, ütleb, et kuule, mõtle nüüd asjad läbi. Aga et pigem see ongi nagu väga selline sind toetav. See võibki olla see olukord ongi, et kus sina nagu ennast võib-olla süüdistad milleski, langed nagu sellest enesearmastuse energiast välja ja selle inimese sõnad, selle inimese tugi tuletavad sulle nagu seda meelde, et sellist väga toetavat energiat antakse nagu õhumärkidele välja detsembriks, et see inimene võib olla veemärk, skorpion, kalad või vähk, aga selles mõttes see on niisugune teisejärguline info, et see võib olla lihtsalt selline väga lähedane sõber. Et millegipärast tuleb just sellist sõbra energiat nagu välja, et väga selline toetav energia. Nii et jah, tundub, et õhumärkidel on ka detsembris päris palju tegemist. Et selline lugemine tuli teile täna. Ma väga loodan, et sa said endale siit midagi. Suur aitäh, et te kõik siin olete ja imelist detsembrit!